Austatud peaminister, murepilved on Eesti tuleviku kohal, kui praegune valitsuspoliitika jätkub. Ja ma pean silmas tööjõu- ja rändepoliitikat. Nimelt valitsus on esitanud Riigikogu menetlusse 2 välismaalaste seaduse muutmise seadust. Ja need on rohkem kui kummalised ja imelikud eelnõud. Kõigepealt lihtsustatakse töölubade ja elamislubade väljaandmist ja nende tingimusi. Tööle asumise eesmärgil, juhin tähelepanu, tööle asumise eesmärgil väljaantavate elamislubade puhul sätestatakse, et inimene võib kuni 6 kuud olla ka töötuna siin. Selleks luuakse eraldi register, terve suur bürokraatia, kontrollitakse, millistest elatusvahenditest ta töötuna peaks siin tegutsema, kui ta on tööloa alusel siia tegelikult elamisloa saanud ja nii edasi. Soodustatakse odava tööjõu sisserännet, viiakse kvoodinõue 0,8 Eesti keskmisest töötasust sissetoodaval tööjõul, luuakse terve rida täiendavaid erandeid, mis on kvoodiväliselt mõeldud tööjõu sissetoomiseks. Praegu on eelnõu seletuskirjas 9 erinevat eluvaldkonda, kus kvoot üldse ei laiene. Ja juhin tähelepanu, seda olukorras, kus 2024. aastal kehtestatud kvooti ei täidetud, ei olnud vajadust nii palju sisse tuua, 2025. aastal ei täidetud. Ja kvoodi osakaal, täna juba on erandid moodustavad enamuse. Kui ma võtsin välja ja sain Siseministeeriumist andmed näiteks ja peaminister meeldetuletuseks, 2021 kvoodi all toodi 14%, 86% väljaspool kvoodi, 22 14%, 23 16%, 24 19%, eelmisel aastal 13%. Ja nüüd me veel suurendame neid erandeid. See osakaal jääb 5%. Et see on ju tegelikult hullus, mis töötab vastu Eesti niisugusele teaduspõhisele, teadmistepõhisele poliitikale, suurema lisandväärtuse loomisega, kvalifitseeritud tööjõu sissetoomisele, kõigi meie arengukavadele, mis räägivad elatustaseme tõstmist, kõigest muust. Selge orientatsioon odava tööjõu sissetoomisele. Miks me seda teeme? Aitäh. Aitäh, härra peaminister, palun. Aitäh, hea küsija. Need on sellised küsimused, mida selle eelnõu menetlemise juures tuleks tegelikult parlamendi debatis käsitleda ja ma olen kindel, et te seda teete. Mulle väga meeldis, et te tõite siin alguses ka faktid välja, et tõepoolest sellist hirmutamist teha, et just kui meile tuleks massilised sisserännet, ei saa, eks. Ja see on hea, et te seda ise ka möönate ja alustuseks kohe ära ütlete, sest tõepoolest Eesti seis on selline, et valitsuse kehtestatud sisserände piirarv on 1300 umbes, 1292. Ja eelmisel aastal piirarv ei täitunud ja ka üle-eelmisel aastal, täpselt nagu te ütlesite, 24.–25. aastal see oli täiesti korrektne, piirarv ei täitunud. Ja see tähendab seda, et ütleme nii, et isegi see kvoot ei täitu, meil ei ole massiliselt tulemas, nagu aeg-ajalt üritatakse luua seda muljet, et on tulemas. Nüüd teaduspõhisuse juurde minnes, minu meelest jälle hea küsimuse püstitus. Teaduspõhisus tähendab seda, et me lähtume andmetest ja sellest, mis meil on faktidena teada, mitte emotsioonidest selle ümber. OSKA raport, mille alusel üks nendest eelnõudest on tehtud, on laialdane raport. Selle raporti valmimisse panustavad Kutsekoja kaudu nii ametiühingud, tööandjad, ettevõtlusorganisatsioonid, sisejulgeoleku eest tegutsejad, tagajad, kõik saavad selle järgi vaadata ja OSKA raport pideneb, uueneb. Ja see kirjeldab ära selle, milline on meie tööjõupuudus, lihtsustatult lähtudes. Meie esimene printsiip ja põhimõte peaks olema Eesti inimestele head oskuste andmine ja kui seejärel endiselt on näha, et meil näiteks koolidest, kutsekoolidest ei tule nende oskustega inimesi ja meie majandus jääb selle taha toppama, siis on neid inimesi vaja. Ja nüüd meil on 2 eelnõu menetluses tõepoolest. Esimene eelnõu puudutab ühtse loa direktiivi ülevõtmist. Esimene lugemine on 28. Ja see puudutab seda, mida te rääkisite, et elamisloa kehtivuse ajal on lubatud vahetada tööandjat, lubatud olla tööta teatud aega ja nii edasi. Ja teine eelnõu, mis puudutab seda tööjõupuudusega sektoreid, see on selle OSKA raporti põhine. Ja see kirjeldab ära, et selle raporti alusel öeldakse, millistes sektorites meil mingi kvalifikatsiooniga inimesi on puudu. Ja see on oluline, et kui me mõtleme Eesti majanduse tsüklile, siis meeldib see või ei meeldi, pessimistide kurvastuseks. Meie majandus on sisenenud kasvufaasi,
Eelmisel aastal oli majanduskasv väike, aga armas. Sellel aastal tuleb ta juba, ma arvan, üks regiooni kiiremaid, Leedu, Rootsiga koos, ehk me oleme seal tipus. Ma näen, et see toob rõõmu teiegi näole, loodan, et kogu Eesti rahvale. Ja see tähendab seda, et ühel hetkel meil on vaja teatud erialadel, mida me ise ei suuda õpetada või välja koolitada, näiteks mõnda masinapargi operaatorit või pingioperaatorit, kedagi muud. Ja see OSKA raport koostataksegi ettevõtjate, ametiühingute, Siseministeeriumi, paljude erinevate osapoolte koos. Aitäh! Aitäh! Helir-Valdor Seeder, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh! No see rõõm mul on küll läbi pisarate, härra peaminister, kuulates teie vastust ja ma ütleks oi, me saame väga erinevalt aru nendest numbritest. Ja vastupidi, minu mure just on see, et kvoodiväliselt on tehtud nii palju erandeid ja tehakse praegu veel juurde, mis on täiesti ebavajalikud ja põhjendamatud ja juba 90% tuleb täna kvoodiväliselt siia sisse ilma igasuguste piiranguteta ja nüüd me veel loome täiendavaid võimalusi sellesama OSKA raporti alusel 9 erinevat valdkonda, kus kvoot üldse ei laienekski. Ei olegi mõtet kellelgi enam kvoodi sees tuua ja me teeme veel tegelikult karuteene ka Eesti töötajatele ja tööjõuturule. Ka need vähesed, kes veel kvoodi sees toovad, saavad nüüd eelise tuua lihtsamalt ehk madalama palgalisi 0,8 Eesti keskmisega sisse, ehk nad ei taotlegi enam tulevikus kvoodi alt, vaid toovad kvoodi välise erandina 0,8%-ga sisse. Et see on pööraselt vastuolus meie kõikide seatud eesmärkidega, mis puudutab teaduspõhist majandust ja kõike muud. Nii et me saame väga erinevalt asjadest aru. Olukorras, kus kvooti ei täideta, ei ole vaja luua täiendavalt kvoodi väliseid sissetoomise allikaid. Aga mul on üks mure veel sellega seoses, mida me siin praegu ei ole käsitlenud, aga mis on ka nende eelnõude seletuskirjades ja mis nõuab täiendavaid kulutusi maksumaksjatelt miljonites. Nimelt lõimumine, eesti keel, selle oskus siin sisse toodava tööjõu puhul. Ja seletuskirjas on toodud, et see toob täiendavaid kohustusi ka Eesti riigile ja toob tõepoolest olukorras, kus meil niikuinii eesti keele oskusega on probleeme, lõimumisega on probleeme ja kus Reformierakonna juhtimisel töötatakse süsteemselt vastu, et eesti keele seadust muuta ja seal sätestada teenindavale sektorile elementaarsed keelenõuded. Et mina ei saa aru, miks me töötame tegelikult kõikide oma Eesti riigi teiste valdkondade arengukavadele ja prioriteetidele vastu, olgu see haridusvaldkond, keelevaldkond, majandusarengu valdkond, et kas te olete valmis need 2 väga rumalat eelnõud tagasi võtma? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Siin on nüüd jälle mitu küsimust selles küsimuses, aga ma jõudumööda vastan. Kõigepealt see, et kvoodi kõrvalt tuleb rohkem ja kvooti täitunud. Ma arvan, et see ongi faktina ju korrektne, nagu me oleme tuvastanud, kvooti täitunud juba mitu aastat. Nii et nii vastuses kui küsimuses saame ühiselt maha võtta selle hirmu, just kui siin hakkaks massiline sisseränne või oleks see massiline sissesurumine. See on esimene oluline printsiip. Teiseks, erinevad erandid, mul kahjuks ei ole seda materjalis kaasas, aga ma kindlasti huvi pärast vaatan järgi. Ma arvan, et samad erandid, mida me oleme teinud Eesti majanduse kasvatamiseks, muu hulgas näiteks inseneride toomiseks IT-sektoris kuskil mujal, küllap need on olnud ka sellel valitsemise ajal, kus Isamaa on valitsuses olnud ja need erandid on kehtinud ka sellel ajal. Aga kui ei ole, siis küllap on hiljem tulnud, kontrollin üle igal juhul. Aitäh hea mõtte eest. Nüüd, mis puudutab teaduspõhisust, siis just teaduspõhisusele see lahendus ju osutabki. OSKA raport, mida Kutsekoda teeb, see printsiip on sama, mida ma arvan, et Eesti targa majandusega riigina ja kasvava majandusega riigina, kui me oleme kasvutsükli alguses, me vajame oskustööjõudu, peakski rakendama. See printsiip on selline, et me anname oma inimestele võimalikult head oskused tööturul toota kõrgemat lisandväärtust, rohkem teenida, rohkem jõukust kasvatada. Ja kui siis selgub endiselt teaduspõhiselt, andmetepõhiselt, et meie kutsekoolidest ja kõrgkoolidest ei tule selle valdkonna inimesi piisavalt, siis me saame tuua neid, kes muidu hoiaksid meie majandust tagasi, kui need töökohad ei oleks täidetud. Ütleme üks näide, mida ma olen ka varem toonud, aga ütleme, et väike trükikoda, üks ukrainlastest abielupaar hoolitses sellest, et 10-20 Eesti inimest said kõrgema lisandväärtusega tööd, sest 2 spetsialisti oli vaja. Halval põhjusel sõja tõttu tulid nad siia, aga hoolitsevad selle eest, et meil on võimalik kõrgema lisandväärtusega asju teha. Nii et selliseid spetsialiste meil on vaja. Neid näiteid on palju toodud, et kuidas üks hea kokk ühes restoranis võib anda 10-20 inimesele tööd, ilma selle kokata pole seda restorani ka.